Tere taas, on parempoolsete taskuraadio, mis toimub aeg. Kui ma kunagi selle juhtimise siin enda kätte võtsin, siis mul oli natukene hirm, et ei tea, kas siin selles Eesti poliitikilises elus ka juhtub tõepoolest nii palju või toimub nii palju. Et me saaksime ja kannaksime ära neid saateid siin kenasti sisustada, siis tänaseks päevaks on mu veendumus absoluutselt muutunud selles osas ja ma näen väga selgelt, et absoluutselt iga kord, kui 2 nädalat on möödas, on meil võimalik ikkagi rääkida väga suurtest ja huvitavatest protsessidest Eesti poliitikas. Enne kui läheme saate juurde, head sõbrad, siis kindlasti subscribe'ige ja jagage kõike seda, mida te siin kuulete, sest alguses, nagu teevad ka tõsised podcasterid, tuleb ikkagi seda meelde teile tuletada ja meie oleme tõsised ja tõsised mehed on ka laua taga. Siim Valmar ja Tõnis Konts on taas kohal. Ja Siim, sinuga alustaks ikkagi eelmisest saatest. Need, kes on kuulanud ja mäletavad seda kõike, ja ma usun, et ikkagi mäletavad. Rääkisid sa juba, tegelikult sa oled juba varemgi rääkinud seda, et sotsiaaldemokraadid tuleb sellest valitsusest välja visata. Eelmine kord sa rääkisid aga täpsemalt, kuidas see tehnoloogia võiks käia. Ja sa rääkisid ka sellest, et seda ei öelda ette, sellest ei anta teada, et tavaline võib-olla sotsiaaldemokraatliku erakonna liige või Reformierakonna liige või Eesti 200 liige, kes kõik need seal valitsuses on, üldse absoluutselt ei teagi, et sellised protsessid hakkavad juhtuma. Võib-olla mõned inimesed ainult teavad. Mida me nägime aga nüüd? Mida me siis nägime? Kõik torud tulistasid täie rauaga. Nüüd sotsid välja oli see Eesti 200, tõsi, Margus Tsahkna nagu rohkem võttis seal sõna kui Kristina Kallas, aga ka Reformierakonna poolt oldi natukene tagasihoidlikum, aga siiski. Kas sa nüüd siis tõesti vana kogenud poliitikuna panid kuidagi nagu mööda, et Eestis on käimas või tulemas või kätte jõudnud uuemad ajad? Päris selles ei pand, aga ikkagi panin ka. No näed, julgeb tunnistada. Kõigepealt raputan endale tuhka pähe, et oleme siin mõnulenud, rääkinud ikka, kuidas meie ennustused täppi läinud, aga seekord ma ütlen, minu ennustus konkreetselt oli küll, et nad praegu seda sammu ei tee. Eelmises saates ütlen ausalt ära, eksisin, andke andeks. Aga mis mu loogika oli see, eks ole, et me siin arutasime pikalt, et Kristen Michal oleks võinud kohe selle sammu teha, kohe alustada puhtalt lehelt, ilma sotsideta, rääkida seda sama juttu, mida ta praegu räägib, et me soovitasime talle seda kohe alguses selle sammuna ära teha, et oleks hea, värske, uus algus olnud, miskipärast ta tookord seda ei teinud ja siis ma arvasin, et ta venitab nüüd nagu veel sellega edasi. Aga kui kaua ta oleks saanud sellega venitada? Aga ilmselt oli juba valu oli nii suur, et reiting langes, et valu oli ikka nii suur, et see paanika Reformierakonna sees oli ikka, me rääkisime küll sellest, et nad on paanikas, aga ilmselt see oli tugevam, kui ma isegi oskasin arvata. Ja milles ma arvan, mul oli õigus, et siiski see, mida meie nägime meedias, et nagu ma ütlesin, et need asjad käivad enne ära kuskil vaikselt, need otsused. Et mina näiteks olen kuulnud infot, et juba jaanuarikuus võttis Kristen Michal ühendust Urmas Reinsaluga ja kutsus teda koalitsiooni. Nii et tegelikult siis see otsus tõesti, nagu ikka, otsus tehti varem ja siis see, mida meie siin nägime eelmine nädal ja arutasime seda ilutulestikku, kus siis sotse rünnati ja räägiti, kuidas nendega raske koostööd teha, siis see oli juba see oli tegutsemine juba ette valmistatud stsenaariumi järgi, otsused olid enne tehtud. Nii et tegelikult on selle taga kõik ikkagi see, et Reformierakonna reiting on kehva. Tõnis? Paljuski jah, ja ma olen selle nii-öelda Siimu järeldustega nõus, et pean ka endale tuhka pähe raputama, et ka mina arvasin, et koalitsiooni muutus võib pigem jääda kohalike valimiste järgsesse aega ja ka eksisin selles, et pean ka vabandama, aga ma arvan, et vabandamist ei saada. Aga ma arvan, et me tagasi ei astu siin. Tagasi ei astu. Ma arvan, et meie mõte oli natukene võib-olla liiga palju kinni parlamendi kohtade loogikas. Et täna Eesti 200 ja Reformierakonna kaksikliidul on Riigikogus kokku 52 kohta.
noh, mis on väga ekstreemselt väike enamus. Ja sellega, sellise enamusega on ülimalt keeruline valitseda, eriti kui sa tahad ka mingisuguseid sisulisi otsuseid tegema hakata. Et niisama tiksuda on võimalik, nagu meil on siin näiteid kunagisest ammusest ajast, nagu selline Andres Tarandi jõulurahu valitsus, et mis lihtsalt on aja täis kuni järgmiste valimisteni, see on kindlasti võimalik. Aga kui uus koalitsioon nüüd räägib ambitsioonikatest plaanidest midagi ümber korraldama hakata riigi elus, siis on 52 häälega seda väga keeruline teha. Ja näha ju oli ka, et Isamaa ja Urmas Reinsalu seda liitumiskutset vastu ei võtnud, mis nad oleks ka pidanud võtma, et see oleks tähendanud Isamaale kiiret õhu väljalaskmist reitingutest ja seetõttu ongi nüüd huvitav jälgida, et kuidas seda parlamendi enamust Reformierakond ja 200 kasvatama hakkavad, et räägitud on siin nendest aknaaluste üksikute saadikute ka kokkulepete tegemisest, et see hakkab siis meenutama seda olukorda, mis meil on all Tallinna linnavolikogus, kus koalitsioon sõltub 1-2 nii-öelda vabamehe otsustest neile inimestele tavaliselt, kes ei ole ennast ühegi erakonnaga sidunud ja on siis need nii-öelda vabad radikaalid, nendele tuleb reeglina midagi lubada selle eest, et nad hääletusel koalitsiooni toetaksid. Ja mis muutub veelgi kurnavaks sellise väikese enamusega valitsemisel on see, et kui sa tahad parlamenti saata sisulisi eelnõusid, mis peavad seal saama enamuse toetuse ja ka komisjonidest läbi minema, siis sul peavad inimesed kohal olema ja hääletama. Et meil on siin ju tasub ajaloos tagasi vaadata sellesse samasse kunagisse kolmikliitu 90. aastate lõpul, mis valitses 53 häälega ja tollest ajast on palju värvikaid lugusid, kuidas inimesi toodi haiglast enam-vähem operatsioonilaualt hääletama ja peavad inimesed Riigikogu liikmed tulema tagasi kiiremini välislähetustest, et see saab, kui koalitsioon ei suuda endale hulka lisahääli leida, siis see saab olema väga kurnav. Ja Reformierakonna kogenumad poliitikud peaksid ju seda teadma, et mõte läheb kohe selliste Riigikogu liikmete peale, nagu siin Karmel Jollerile ja Reformierakonnast ja sa nimetad nüüd ülejooksikuid potentsiaalselt? Ei, ma nimetan nagu põhireservi inimesi, kellele meeldib palju ka välisdiplomaatiat, parlamendidiplomaatiat, et Karmel Joller Tiibetis ja Toomas Kivimägile meeldib seal Pekingis käia ja Marko Mihkelson, kui ta nüüd jälle ministriks ei saa, siis ta ju jätkab seal väliskomisjoni juhtimist ja peab ametilähetustes olema, et ega opositsioon hakkab siis otsima igat võimalust, kui parlamendi enamusel ei ole hääli koos, siis hakkavad komisjonides ja põhisaalis need hääletused läbi kukkuma, ehk see on mu viide, et sellise väikese enamusega valitsemine on väga kurnav. Ja ma arvan, et see oli üks argument, miks me arvasime, et Reformierakond, kui ta tahab senisel moel edasi valitseda, vajab veidi suuremat enamust Riigikogu saalis. Aga ma olen nõus sellega, et tõenäoliselt see reitingute vaatamine Reformierakonna Riigikogu fraktsioonis ja partei kontoris muutus domineerivamaks, et seda nii suurt kääri valitsuserakondade madala usalduse ja opositsioonierakondade kõrge toetuse vahel ei ole selles sajandil mitte kordagi olnud. Ja ma arvan, et see on hirm, mis võttis Reformierakonnal jalad nõrgaks
ja ajas nad nii-öelda mugavustsoonist välja ja tegutsema, sellepärast et me oleme ju näinud, et mitte ainult sotsid ei visatud välja, vaid kogu retoorika, kõik üle välja kõikides küsimustes, välja arvatud pensionid, on ja ütleme ka riigikaitsetahtest rääkimine, kõikides muudes küsimustes on Reformierakond teinud oma retoorikas täieliku pöörde. No vaata, anna Tõnisele sõna. Kunagi eelmisel valitsuse ajal ta tegi sotsiaaldemokraadid pihukese võrvuks, nüüd on võtnud Reformierakonna ette, aga analüüsima peab. Aga ma tahtsin küsida siia vahepeal seda, et Siim, et tegelikult sellest, et see ülekaal on nii väike, ei ole ju palju räägitud. Keegi ei ole teinud selliseid väikseid rehnuteid, ei ole sellel teemal ka kuidagi niimoodi nii-öelda polemiseerinud, liigutanud nii-öelda Riigikogu virtuaalses pingis neid inimesi, kes võiks, kes saaks, kes tahaks. Ei ole sellest juttu ju olnud. No nii palju on, ajakirjandus on kirjeldanud seda, kuidas teatud komisjonides, näiteks rahanduskomisjonis on koalitsioon sattunud vähemusse, väga oluline komisjon, eks ole, kus rahanduskomisjon vähemuses, siis on ikka väga keeruline. Seal annab ka mingisuguse väikse remondi läbi viia. Võib-olla sellise lõbusama vahelepõikena ma räägin, kuidas sellise väikese ülekaaluga, kuidas niimoodi asjade arutamine käib, et Tõnis kirjeldas, et hirmsasti tahaks Tiivetisse minna, et siis kehtestatakse sellises olukorras koalitsioonis reegel, et pead ühe opositsioonist kaasa saama. Et kui lähete kahekesi, siis on ju ikka häälte ülekaal ühe võrra säilib. Kui ööistungi ajal saadik tahab minna sauna, seal Riigikogu saal keldris saun teatavasti, siis pead saama ühe opositsiooni oma endaga kaasa ja sa pead pea andma, et ta on kogu aeg sinuga, et kui ta ootamatult sealt ütleb, et sa istute koos leiliruumis ja ütleb vahepeal, et oota, ma käin siin korra kuskil nurga taga ära, siis pead ruttu ka riidesse panema ja talle järgi jooksma, eks ole, et olete kas mõlemad kohal või mõlemad, et sellisel viisil saab, et kui võtad vastutuse ühe opositsiooni oma eest, et tema on koos sinuga kadunud. Aga muidu jah, vaieldamatult läheb, mõnuelu on vähem, et läheb neil raskemaks. Tahaks veel öelda selle koalitsiooni püsimise kohta, et meil oli üks teema, mis on läbi käinud, oli see Reformierakonna hirm Eesti 200 lagunemise ees. Nii. Ja ma olen siin mõelnud, et kuidas nad nüüd siis selle vastu ennast kaitsevad. Üks huvitav uudis on selle kohta tulnud, et esmaspäevased fraktsiooni koosolekud hakkavad Reformierakonnal ja Eesti 200 toimuma koos, ühine fraktsiooni koosolek. Muide, see esmaspäevane koosolek on kõige tähtsam koosolek nädalas, et see on see koosolek, kus siis on käes, võetakse ette nii Riigikogu suure saali otsustused kui ka siis komisjonide otsustused ja arutatakse ükshaaval läbi, kuidas me mingis küsimuses hääletame. Ehk siis see on selline erakonna käitumise, paikapanemise, kõige olulisem nädala plaan tehakse ette ära, kõige olulisem koosolek. Nüüd on tulnud info, et need kaks erakonda peavad seda koosolekut koos. Et sisuliselt samm nii-öelda ühe erakonna kaotamise suunas, ma ütleks nagu seda tegelikult, eriti arvestades, et või ühendamise 39-13, eks siis Reformierakondlasi on siis ruumis täpselt 3 korda rohkem kui Eesti 200 liikmeid. Ja siis koos arutatakse, jõutakse otsusele, kuidas me selles küsimuses hääletame. Et siis mul tekib küsimus, et kus siis see Eesti 200 üldse oma sellist igapäevast poliitikat välja töötab, kui sa seal 1-3 vastu ruumis otsuseid langetad. Et mulle tundub, et seal võib olla ka midagi enamat, nüüd ma spekuleerin veidi, et mingid porgandid on Reformierakond näidanud Eesti 200-le, et mingit tulevikku kuidagi joonistanud, mingil kujul täpselt ma ei oska seda öelda, aga kuidagi on öelnud, et püsime ikka koos ja aitame üksteist ja ma arvan, et seal visatakse selliseid lootusi Eesti 200-le ette, et juba käis meediast läbi, et vaadates Terrase kommentaare meedias, on üsna ilmne, et ta ongi teinud katseid teistesse erakondadesse üle minna juba Eesti 200-st.
ja nagu nüüd on siis öeldud, et Reformierakonda on ta proovinud ennast sättida, et Reformierakond lükkas selle katse tagasi, et ta püüab siis igati seda Eesti 200 nagu üksusena nagu koos hoida ja siis hästi oma külje all, et aga sisuliselt me võime järeldada, et Eesti 200 enda poliitika nüüd just nagu puudub. Ega ta, mis ta ennegi oli, aga... No täpselt, et tegelikult nad on nii suhteliselt vaiksed ja tegelikult saavad aru, et olukord on kehva, aga ma ei näe mingisugust tegevust ka nende poole pealt. Kristina Kallas on nüüd küll püüdnud pildil olla ja öelda, et nemad tahavad, et Eesti 200 tahab veel rohkem kärpida kui Reformierakond ja ütleme, kõik need teemad, mida nad on seni hoidnud nagu kalevi all, on nüüd välja laua peale tõstetud, et Eesti 200 tahab nüüd ka nagu tervishoiu rahastamist korraldama hakata ja kõrghariduse rahastamist ümber korraldama hakata. Et need on justkui nagu märgid, et Kristina Kallas vähemasti üritab, aga loomulikult kogu see koalitsiooni ja valitsuse muutmine on praegu ikkagi puhtalt Reformierakonna päästmise operatsioon ja Reformierakond on kindlasti brutaalne selles ja Eesti 200-le nagu väga palju ruumi siin ei jäeta, mis viibki sellele, et mis on siis see nii-öelda pikk plaan. Et kui et siin on nagu variante jah, nagu neid tõenäoliselt mitmed, aga mul tuleb nagu 2 erinevat stsenaariumit ette. Et esimene on see nii-öelda Reformierakonna Eesti 200 lähenemise stsenaarium, kus ka siis Reformierakond kavatseb olla ühel hetkel nii-öelda mugav maandumiskoht Eesti 200 fraktsiooni liikmetele või hakkavad ka mingid kõnelused erakondade vahel. Reformierakond ei ole tegelikult varasemalt ühinemisi väga palju teinud vist peale ühe. Teine stsenaarium on see, et me näeme peale kohalikke valimisi järjekordselt valitsuse ja koalitsiooni muutumist. Ja meeles tuleb pidada ka seda, et viimase 10 aasta jooksul on ju alati olnud nii, et kui Reformierakond moodustab valitsuse, siis paari aasta pärast selgub, et Reformierakonna õilsaid häid eesmärke ei ole õnnestunud teostada, et on tulnud hääletada ja teostada asju, mida Reformierakond südames üldse ei taha teha. Ja siis on selles alati keegi süüdi olnud, et kõigepealt oli süüdi Keskerakond, järgmisena oli süüdi Isamaa, nüüd olid süüdi sotsiaaldemokraadid, et kindlasti peale kohalike valimisi, enne järgmise Riigikogu valimisi me näeme siis nagu uut etendust, kes Reformierakond otsib uut süüdlast. Ja nüüd on küsimus, et ilmselt ka Eesti 200 ma soovitan nagu läbi mõelda selle stsenaariumi, et kuidas vältida selleks nagu järgmiseks süüdlaseks sattumist, et ilmselt Eesti 200 ei ole sellist tugevat selgroogu poliitikate osas, aga süü võib tekkida näiteks sellest, et Reformierakond ei saa efektiivselt riiki juhtida, kuna Eesti 200 on selle eest vastutav. Jah, et Eesti 200 ilmselt 2 võimalust on, kas lasta ennast kuidagi nahka pista või jah, see patuoinaks jääda, kelle kaela siis kõik kaetakse, aga kui Tõnis juba räägiks pikast plaanist ja siin tõesti Kristina Kallas on viimasel väga palju sõna võtnud, et siis Eesti 200 esimees, siis kui osapooled asusid koalitsiooni lepet arutama nüüd järjekordselt, jälle hakkasid koalitsiooni lepet arutama, siis Kristina Kallas ütles ka kuldsed sõnad, mis positsioonilt ta sinna läbirääkimiste laua taha seekord läheb, siis ja nüüd on täpne tsitaat, et ma otsisin välja, et ei eksiks, Kristina Kallase sõnad. Paljudes valdkondades on täna puudu pikk plaan, näiteks majanduses, energeetikas ja hariduses. Ehk siis inimene, kes tuli suure aplombiga Eesti poliitikasse öeldes, et temal on pikk plaan, nüüd ta on olnud 2 aastat Eesti Vabariigi haridusminister, pärast 2 aastat tööd, ennast salguvat tööd Eesti haridusministrile jõudis ta tõdemusele, et hariduses pikk plaan puudub. Lisaks puudub pikk plaan ja majanduses kui energeetikas meie kõige tähtsamates valdkondades üldse, et
no ma ei tea, moraalne pankrott on selle nimi minu see on, kui sa midagi rääkida ei oska, siis on alati lihtne öelda pikk plaan puudub või pikk plaan on meil väljatöötamisel või pika plaani direktiive viime läbi. Mida te 2 aastat tegite? Aga ma tegelikult tahaks ühe asja juurde tulla, enne kui me selle koalitsioonilepingu selliste, ütleme, põhiteeside punktide juurde jõuame, nii palju kui siit avalikkuse ette on tulnud. Siin samas vahepeal on käinud läbi ka selline, ütleme, spekulatsioon või vihje, ütleme pigem vihje selle kohta, et Urmas Reinsalul on plaan erakorralised valimised esile kutsuda. Kui te nüüd selgitaksite, et mis on selle eelduseks, et sa seda saaks teha üldse, et Eestis erakorralised valimised esile kutsuda? Riigikogu häälte enamus, see täiesti ebareaalne, ma arvan, Urmas Reinsalu hetkekski ei mõtle tõsiselt, et see võimalik on, et ta teeb seda lihtsalt tsirkust vaatajale. Loomulikult see mobiliseerib praeguse valitsuse vastaseid, jah, muidugi tuleks teha loomulikult, aga see on selline hullutamine, et mingit reaalset võimalust neid erakorralisi valimisi teha ei ole ja mina kindlasti ei tahagi Eestile sellist valitsemissüsteemi või sellist põhiseadust, kus saab iga natukese aja tagant mingeid uusi erakorralisi valimisi esile kutsuda. See on ilmselt äärmiselt koormav. See muudab valitsemise veelgi ebaefektiivsemaks ja kindlasti tähendab veelgi täiendavat populismi kasvu, kogu aeg mõeldakse ainult sellele, kuidas neid reitingute peale rohkem, sest iga hetk võivad sul toimuda uued valimised, kogu aeg mõeldakse reitingute peale ja ei mõelda sellele, kuidas riigile vajalikke otsuseid teha, et midagi head sellest ei tule, et valijate soovitus, et mõelge läbi, see valik on 4 aastaks tegelikult, mis te teete, et ärge uskugi neid jutte, et tulevad mingid erakorralised valimised, ei tule. Kindlasti ei tule. EKRE on ka püüdnud sellega ju siin poliitilist profiiti lõigata. EKRE ja minu arust ka Keskerakond, see on puhas hullutamine, et arvestage sellega, et sellel otsusel on väga oluline kaal, mida te seal valimiskasti või oma arvuti taga teete valimispäeval, et see on otsus 4 aastaks, et kõik teaksid ja saaksid sellest aru ühtemoodi. No nii, aga vaatame siis natukene seda koalitsioonilepingut, nii palju kui ta siit välja on imbunud, et mõne koha pealt siin tahaks kohe ette lugeda mõned sellised refereeringud, ehk siis alusleping. Praegune aeg on toonud Eestis ette tõsised väljakutsed. Me läheme neile vastu külma peaga, sooja südame ja kindla käega. Meie valitsuse ülesanne on julgeoleku tagamine, majanduskasvu kindlustamine ning riigi tõhus ja õiglane juhtimine. No selliselt nagu ta algabki peale ja põhitees on ikkagi, või põhipunkt on ikkagi riigi julgeolek. Ehk siis viimased sellised väljaütlemised näitavad seda, et kaitsekulud tuleb tõsta 5%-ni SKT-st, ja seda on tegelikult eelnevalt ka juba räägitud, et see on selline, ütleme, viimase poole aasta kindel suundumine olnud ja ikkagi NATO-ga koostöö ja kõige selle arvestamine. No Tõnis, tegelikult ega siin ju midagi sellest mõttes väga kardinaalselt kaitse koha pealt uut ju ei ole. Jah, et ma olen ka läbi lugenud selle koalitsiooni aluslepingu ja esiteks tahaks meelde tuletada, et meil on praegu Riigikogus koosseis, kus on seesama Reformierakond. Sellel sajandil ei ole ükski erakond Eestis saanud nii tugevat mandaati ja omanud nagu nii suurt esindatust parlamendis. Me oleme seda siin korduvalt siin ka saates rääkinud, et ilma Reformierakonnata selles parlamendi koosseisus ühtegi valitsust moodustada ei ole võimalik. Reformierakond on aastaid ja aastaid rääkinud Eesti inimestele, et nemad on kõige professionaalsem erakond, kelle kätte riigi valitsemine usaldada. Täna on meil möödunud 50 valimistest 2 aastat ja Reformierakonna juhtimisel tehakse 3. koalitsioonilepingut. Ja see koalitsioonileping ei ole ka veel praegu valmis, on nüüd öeldud, et on tuldud välja sellise lühikese ilusa lugemise, aga väga üldsõnalise nagu aluslepinguga. Ma saan aru, nüüd hakatakse moodustama töörühmasid. Töörühmad hakkavad koos käima, hakkavad konsulteerima ametnikega, hakkavad konsulteerima ekspertidega, huvirühmadega ja siis millalgi maikuus tullakse siis välja selle koalitsioonilepingu
põhitekstiga. Jah, ka minu arvates koalitsioonilepingud ei peaks koostama nagu isa-peisa ja üle jala. Mitmes ka meie naaberriikides, näiteks Soomes pannaksegi koalitsioone kokku, läbirääkimised on tavaliselt oluliselt pikemad, kui nad on Eestis olnud. Aga see õige aeg oli vahetult pärast Riigikogu valimisi. Et praeguses olukorras, kus meil on kriitiline julgeolekuolukord, kus Eesti majandus, tuletame meelde, on olnud kuni nüüd sellise viimase uudiseni oli 10 kvartalit järjest nagu languses, on meil ennast kõige valitsemisküpsemaks nimetanud erakond oma ajaloolist suurimat mandaati realiseerimas sellega, et ta teeb teise aasta jooksul 3. korda koalitsioonilepingut. Et see on tegelikult fataalne läbikukkumine nii-öelda riigi selle peale keegi ei mõtle. Kvaliteedi osas. Nüüd, kui me tuleme selle dokumendi enda juurde, siis ühest küljest lugemine on ju väga ilus, siin on väga palju punkte, millele kirjutaks hea meelega alla, on väga palju neid teemasid, millest on parempoolsed oma erakonna asutamisest alates kogu aeg nagu rääkinud, mille kohta meile alguses öeldi, et sellise poliitika jaoks, parempoolse poliitika jaoks ei ole Eestis nagu nõudlust. Nüüd on nagu, ilmselt on selgunud, et seda paar aastat nii-öelda raju sotsialismi viljelemist on selle nõudluse väga tugevalt esile toonud, eks see põhjus on, miks Reformierakond nüüd on teinud täieliku kannapöörde ja nii ilusa lugemisvara meile lauale saatnud. Aga mina ütleks, et minu nagu mulje sellest aluspõhimõttest vähemasti on see, et julgeoleku valdkonnas antakse nüüd lubadus, et me teeme kõik ära, me teeme nüüd ära need asjad, mis meil on siiamaani tegemata jäetud 2 aasta jooksul. Ja teiseks majanduses ja maksunduses ja riigihalduses ehk kõik, mis puudutab regulatsioone ja bürokraatiat, hakatakse siis ära jätma või ümber vaatama seni tehtud sotsialistlikke nagu otsuseid. Et see on nagu minu esmane resümee, kui ma seda aluslepingut loen. Mis siit otseselt pole siia sisse kirjutatud, aga 2 olulist asja, mis siit ridade vahelt lugedes välja tuleb. Esiteks, Reformierakond on loobunud siin viimased 2 aastat palju räägitud lubadusest riigi rahandus korda panna ja riigieelarve uuesti tasakaalu viia. Sellest on nüüd loobutud, selle ilustamiseks, kogu see nii-öelda, et nüüd läheb tegelikult, vastus on see, et nüüd läheb laenamiseks. Järgmistel aastatel hakkab valitsus kõvasti laenu võtma, riigivõlg hakkab nagu kasvama, riigivõla teenendamise kulu hakkab väga kiiresti kasvama, seda põhjendatakse avalikkusele 5% kaitsekulude vajadusega. Aga tegelikult, kui me vaatame koalitsioonilepinguid, siis see nii-öelda riigi rahanduse kordapanemise eesmärk on eesmärkidelt välja võetud. Ja peaminister on siin juba viimastel päevadel väga palju öelnud, et niipea kui Euroopa Liidu võlareeglite leevendus jõustub, siis Eesti on esimeste seas, kes hakkab hoogsalt nagu laenama. Et see on esimene asi, mida me peame tähele panema. Teiseks, maksude osas. Jah, nüüd räägitakse meile, et väga head otsused tulevad, mis ongi head, et jäetakse see ülimalt juba jabur ja kahjulik ettevõtete kasumimaks pööratakse tagasi ja uus üksiku tulumaks 1. eurost. Aga vähem räägitakse sellest, et need ülejäänud maksutõusud ja maksud, mida meile on siin viimastel aastatel nagu kehtestatud, mis pidid olema ajutised, siis need põlistatakse ära. Et varasemalt rääkisid seda minu meelest sotsiaaldemokraadid, et see jutt, et nii-öelda julgeolekumaksupakett on lühiajaline ja tähtajaline,
siis nüüd on ka Reformierakond selle nii-öelda ridade vahelt välja öelnud, et need maksud on tulnud selleks, et jääda, ehk Eesti maksukoormus ikkagi kasvab. No siin viimaste päevade või eelkõige just siin paari päeva jooksul on olnud probleemiks ikkagi see, et on siin valesti tõlgendatud nende nii-öelda koalitsiooni aluslepingut ja siin on väga palju räägitud sellest pealkirjadest, et pensionite kallale minnakse. No siin on nad kõik kahe käega selle vastu olnud, et keegi ei räägi sellest, et siin käib ju pigem ikkagi ütleme nende samade pakettide läbi, mida siin praegu Tõnis välja tõi. Et kui sa nagu nii-öelda aru saad valesti ja genereerid seda ühiskonda valesti ja tegelikult nii ei taheta öelda, et see just puudutab siin Kristina Kallase mingisuguseid viimaseid väljaütlemisi avalikus meedias, et siis peab hakkama neid nagu parandama või õigeks rääkima, kas siis on tegemist selles, et ikkagi ei osata nagu täpselt formuleerida ühiskonda, millega tegemist on ja mida teha tahetakse? Neil mingi ju segadus on, ega nad ei saa aru, kuhu suunas nad täpselt viivad, nad saavad ühest aru, et nad peavad riigikaitsekulutusi kasvatama ja siin nad on, eks ole, Eesti rahvas on nüüd 2 korda järjest petta saanud. Kõigepealt Kaja Kallas ütles, et me teeme automaksu ja tõstame üksikisiku tulumaksu 22%-le ja nii edasi, selleks, et see raha saaks minna riigikaitsekuludesse. Nii, ei läinud riigikaitsekuludesse, elati niisama ära. Siis tuli Kristen Michal, tema teeb julgeolekumaksu, raha läheb riigikaitsekuludesse. Teist korda saime kõik petta, ei läinud riigikaitsekuludesse, läks mujale, selle Tõnise jutule nagu täienduseks, et ikka kõik ühtemoodi nüüd aru saaksid, et see suur heategevus, kuidas meil nüüd maks ära kaotatakse, lõpeb sellega, et meil on täna üksikisiku tulumaks 22% ja meil on täna käibemaks 22%. Mõne aja pärast on meil käibemaks 24% ja üksikisiku tulumaks ka 24%. See on see maksude tagasipööramine, millest meile Reformierakond suure suuga räägib. Tegelikult lähevad maksud suuremaks. Et reaalselt nad saavad aru, et nad peavad kaitsekulusid tõstma. Nii, nüüd on saabunud päästerõngast Euroopast. Ma ei tea, kui ei oleks seda tulnud, mida nad siis oleks teinud, aga nüüd nad on see, et nüüd lähme võtame laenu tühjasest korras riigi rahandusest. Mulle meenutab see jutt, et Euroopa nüüd lubab võtta laenu. Mulle meenutab see jutt, et lasteaia laps, eks ole, et läheb külma ilmaga, läheb välja, ei pane ennast soojalt riides ja küsid, miks sa jopet selga ei pannud, aga õpetaja lubas ilma jopeta minna, et mis sest, et külmetan, aga õpetaja lubas ilma jopeta minna. Selline suhtumine, selline lasteaia lapse suhtumine on meie valitsusel praegu, et Euroopa Liit lubab nüüd meil üle jõu elada, lubab meil raisata rohkem, kui meil raha on, lubab võtta laenu kõige kiirema tempoga Euroopa Liidus, võtame, saime selle õpetaja käest selle loa kätte, nüüd jookseme ja paneme. See on ju see käitumine, mida nad praegu tahavad teha, et tühja sellest, mis me oleme varem rääkinud korras riigi rahandusest, nüüd saame, eks ole. Ja need kärpejutud, see, mis sa küsid, eks ole, et kuhu suunas nad liiguvad. Iga kord, kui tuleb see uus koalitsioon, jälle uus koalitsiooni leppe, iga kord kõigepealt tuleb kärpejutt. Yeah. Iga kord järjest, 3 kord järjest, iga kord tuleb kärpejutt. Lugege seda paberit, kus need kärped seal on, mis kärped? Siin räägitakse ikkagi sellest, et ametnike või bürokraatiat tuleb vähendada. Bürokraatiat küll, aga riigi kulude kokku tõmbamist selle koha pealt ei tule. Selle koha pealt ei ole aluslepingus midagi. Ei ole mitte midagi, kõik need jutud jälle vaikselt kaovad ära. See uskumatud, et kerkivad, tehakse rõõmusõnu ja siis kõik kaovad kuhugi ära. Siimule tähenduseks ütleks, et tõepoolest väga huvitav on jälgida, et kui nüüd milline evolutsioon on toimunud kõigest paari päevaga, kui ma olen nagu valitsusliikmete esinemisi kuulanud. Kõigepealt, kui nad rääkisid sellest, et nad loobuvad siis sellest ettevõtte kasumimaksust ja esimesest eurost uuest tulumaksust, siis vist arvutati kokku, et selle mõju on vist kuskil 350 miljonit, et millega see kaetakse. No ja siis Kristen Michal rääkis, et et selle jaoks tuleb leida kokkuhoiukohti. Et eks me vaatame peale, tuleb hoida kokkuhoiukohti, et see on tõsine kokkuhoiukoht, ütleme, 350 miljonit. Jättes märkimata, et tegelikult puudujääk on meil miljardites, ütleme, et suurusjärk peaks olema teine. Aga see selleks. Nüüd paari päevaga on tegelikult see jutt
valitsusliikmete suust ära kasunud, nüüd räägitaksegi seda laenu võtmise juttu, et kuna Euroopa Liit võtab riigikaitse nimel laenamise piirangud maha, siis lähme võtame nüüd laenu, siis me saame need probleemid lahendatud ja loomulikult ütleme, eks ju, pensionid jäävad meil, pensione me ei puutu, ütleme, eks ju, ütleb Reformierakond iga kord sinna juurde. Ometigi tegelikult midagi rõõmustavat on ju ka, et aluslepingus oli kirjas või on kirjas, et loome Riigikantselei juurde ettevõtjate nõukoja, mis esitab ettepanekuid ülemäärase bürokraatia kaotamiseks. Ja siis tegelikult juba see nõukoda on koos käinud ja see on ju tore. Nõukoda on kokku kutsutud 1,5 aastaks, et täpselt enne Riigikogu valimisi siis pekstakse see nõukoda taas laiali. Väga, väga ettevõtlikud ja väga tuntud ettevõtjad on sinna kõik palutud ja seal nüüd toimetama hakkavad, aga eks neid nõukodasid ole ju erinevate valitsuste juurde loodud ka eelnevatel aastatel ja eelnevatel kordadel, et see on ju pikk selline protsess olnud, aga minu meelest ega eriti neid kuulda ju võetud ei ole. Või võid sa siin selle koha pealt natuke mõned muud näited või vastu vaielda? No, tegelikult positiivne näide on olnud see riigile kuuluvate äriühingute nõukogustesse nimetamiskomitee, vist on selle organi nimi, kus on siis ettevõtjad ja see tegelikult on töötanud päris hästi, seda nüüd jälle Reformierakond tahab väga tagasi pöörata, et ettevõtjatel liiga palju võimu seal, et tahaks ikka ise poliitiliselt otsustada rohkem, kes kus on, aga kindlasti on see hea algatus. Ei no absoluutselt, vähemasti praegu nad on ikkagi nagu asunud ikkagi täiesti tööle ja tegevad. Ja päris see koosseis veel paigas ei ole, nad seal tutvustasid, et kellegi tahame saada väikeettevõtjate poole pealt ja nii edasi, eks neil ei ole päris koosseis koos, aga need nimed, mis on välja käidud, on väga väärikad, selgelt ühiskondliku närviga ettevõtjad, ühiskonna vastu huvi tundnud ettevõtjad, et väga tugevad inimesed teevad kindlasti koguvad kokku, teevad kindlasti väga häid ettepanekuid koos Tööandjate Keskliiduga seal, ma selles üldse ei kahtle, et ettepanekud tulevad hea, eks me siis näeme, mis sellest edasi saama hakkab, et neid ettepanekuid tuleb palju ja siis nüüd tuleb selline huvitav moment, kuidas need siis saadetakse edasi ministeeriumitesse ja kui ruttu siis meil see protsess käima hakkab, kuidas sealt hakkavad siis need seaduseelnõud tulema, et see saab olema huvitav vaadata, aga igal juhul ma hoian pöialt, loodan, et sellel tulevad head tagajärjed. No nii, edasi, teeme Eestis asjaajamise lihtsamaks ja kiiremaks, kaotame tarvetud regulatsioonid ja aruandluse, muudame andmete esitamise automaatseks ja ühekordseks, tõhusa eesmärgi nimel liidame riigiasutusi ja ameteid, et see on tegelikult see sama asi, millest me siin just natuke hetk tagasi ka rääkisime, et tahetakse kohe ikkagi hakata bürokraatiat hävitama ja ametnikke siin nagu koondama ja riigiasutusi kokku tõmbama. Sellest on natukene siin ka vaikselt juba räägitud nendest riigiasutuste kokku tõmbamisest, et seal Keskkonnaamet oleks saanud väga suure sellise kärpekirva osaliseks ja mõned asutused või ametid veel ja sealt on juba tulnud ka väga palju selliseid vastuhääli, et tegelikult see ei ole nagu päris õige. No siin on võetud ju ka numbriline eesmärk, et vähendada siis riigiametite personali ja kulusid 5% võrra, nii-öelda mees Kristen Michali tagatoast, riigisekretär Keit Kasemets on seda juba natukene sellise kerge irooniaga kommenteerinud. Jaa, pani juba kahtluse alla. Ütleme, eks ju. Aga ei ütleme, et kindlasti kui neil õnnestub selline 20% kärbe ära teha, siis kindlasti tubli saavutus, selle eest tuleks siis sellisel juhul ka neid ka kiita. Olen ise seda valmis tegema, aga tegelikkus on ju selles, et vaja on ikkagi minna nii-öelda nagu riigi sellise nii-öelda tüviteemade juurde, et Eesti kui me vaatame Eesti sellist nii-öelda avaliku sektori osakaalu kogu Eesti sisemajanduse kogutoodangust, siis me oleme seal, paar aastat tagasi olid need numbrid kuskil seal vist 42-43% peal, mis on siis kogu avaliku sektori osakaal Eesti SKT-st. See on ilmselgelt liiga suur. Jah, ütleme meil siin nagu Reformierakonnaga on eeskujuks olevate Skandinaavia riikides on see seal veel kõrgem, 45 kuni isegi seal lähedale 50-ni. Aga kõikides nendes riikides,
kes teevad kiiret kasvu ja liiguvad jõukuse suunas, on see avaliku sektori osakaal SKT-st alla 40 pigem. Pigem Eesti siht peaks olema 35% suunas, sellepärast et väga lihtne asi, et avalik sektor meie majandust ja inimeste jõukust ei kasvata. See majanduse kasv, jõukuse kasv saab tulla ainult nagu erasektorist ja kui erasektor on liiga õhuke, siis ja peab liiga palju teenendama avaliku sektori ülalpidamist, siis selle jõukuse loomeks, mis jõuaks inimeste taskusse rahakotti palga või vara näol, jääb lihtsalt, sealt jääb liiga vähe nagu järgi. Et seda probleemi lahendada, siis on vaja minna et siis ametnike arvu ja asutuste liitmisest üksi ei piisa, on vaja minna nagu samm sügavale ja hakata tegelikult neid reaalseid tegevusi, mida nimetatakse toetusteks, mida nimetatakse riigi avaliku sektori teenusteks, neid on vaja hakata jõudsalt kokku tõmbama ja üle andma erasektorile. No energiapoliitika, kliimapoliitika, rohepoliitika tegelikult siit väga vastu ei vaata siit sellest alustekstist, aga mis puudutab energeetikat, siis ja mis oli tegelikult ka vahetult enne seda, kui koalitsioon lagunes, väga kuum teema, siis selle koha pealt on siit võib-olla mõni rida ainult välja tuua. Algatame tuumaelektrijaama eriplaneeringu ja kulutame välja maismaa tuuleparkide vähempakkumise. No eriti rohkem nagu midagi, et tegelikult ju väga olulised teemad, aga suhteliselt praegu veel ikkagi väga lakoonilised. Tuumaelektrijaama eriplaneeringu algatamine väga hea otsus, loodan, et saavad selle kiiresti tehtud ja sellega edasi liikuda, et nad ei upu seal mingitesse analüüsidesse seal liiga pikalt. Nüüd jällegi, ma loodan, et ühiskond tõstatab väga tugevalt selle küsimuse, et miks me neid maismaa tuuleparke peame doteerima, kui osa ettevõtjad ütlevad, et neid saab teha ilma dotatsioonideta. Et see küsimus on endiselt ja ma loodan, et sellele vaadatakse järjest rohkem nagu sisse. Aga suur pilt on see, et see, millest seal juttu ei ole, et see elevant toas Eesti majanduse jaoks on ju viimased aastad olnud tegelikult, mida nimetatakse rohepöördeks, me parempoolsed ei taha seda sõna kasutada, sest mingit pööret pole Euroopa Liit kunagi ette näinud, on rääkinud rohelisest kokkuleppest, aga meil mõistetakse selle pööramise all nii kliimapoliitikat kui elurikkuse poliitikat, et nende liigirikkust, et seda kõik sealt, see on see valdkond, mis on olnud prioriteediks Reformierakonnale viimased aastad ja kus see kõige suurem ähvardav kirves on Eesti majandusele kogu aeg tulnud, see kõige suurem ebakindlus tuleb sealt, sellest valdkonnast, sealt Yoko Alendri käe alt, kes ei saa ilmselgelt täpselt ise aru, kuhu ta sattunud on, et sealt tulevad need probleemid ja kui sellest siin midagi kirjutada, siis see ei ole hea märk. No nii tegelikult, et eks see alusleping ole just selline, nagu me siin ennist ka rääkisime, et sellega töö veel läheb ju edasi. Töö läheb edasi, luuakse töögrupid ja kuskil maikuuks või kuidas nad praegu seal lubanud on või midagi sellist. Igatahes midagi... Loodame, et enne järgmist koalitsioonipartneri vahetust saavad valmis. Igatahes midagi nad loodavad ka sellel nädalavahetusel siin kuskil 22. märtsiks ka selgeks saada. Aga riigis on ju tegelikult eluga edasi läinud ja selle kõrval, et koalitsioonilepingut siin praegu veel muditakse, on ju tegelikult selle viimase nädala üks suuremaid märksõnu olnud riigikaitsekulutused ja eelkõige kulutused moonane, siis suurusjärgus 16 miljardit eurot, mis on ikkagi ütleme kirvese päralt väga suur summa Eesti riigi mõistes ja Hanno Pevkuri ja Kusti Salmi siis seesama diskussioon sellel teemal endise kantsleri ja olen seda ka nagu siin väga sügavati jälginud ja tundub ka, et tegelikult Kusti Salmi poolt välja öeldud on tõde ja tegelikult on tehtud kehvad tööd nende lepingute arendamisel. Tõnis, kuidas sulle paistab, et kas see on siis selline kellegi poliitiline tellimustöö Kaitseministeeriumi suunas või siin on ikkagi asjal tõsi taga, sest et Pevkur ise seda nimetab ka teatud mõttes poliitiliseks tellimustööks, eks siin selle koha pealt ole sõna võtnud eelkõige Isamaa poliitikud Urmas Reinsalu, Riho Terras, endine Kaitseväe juhataja ja veel mõned inimesed, kes on rohkem nagu kompetentsed selles vallas olnud.
1,6 miljardit on see. 1,6, vabandust, ma läksin ikka liiga pilvedesse praegu. Mu tundus ka, et see, kui ütlesin välja, et tundus kuidagi natuke liiga suur. 1,6 miljardit, vabandage siin. Ja. Aga ütleme, et eks see on natuke murettekitav on olnud kogu seda nagu enti vaadata. See, et parlamendi opositsioonierakonnad juhivad tähelepanu möödalaskmistele ja kritiseerivad, see ongi opositsiooni töö, et ma siin nagu neid etteheiteid nagu väga ei kuulaks. On väidetud, et varasemalt ei ole Eestis olnud riigikaitse küsimused on hoitud sellisest nagu parteipoliitilisest võitlusest nagu eemal. Jah, pikka aega on see nii olnud, aga olukord on täna täiesti teistsugune, et me elame ju 3. sõja-aastal ja Reformierakond, kes on meile öelnud, et tema juhtimisel on Eesti hoitud, et julgeolek on meie prioriteet, et nüüd tuleb väita, et tegelikult otsused on tegemata, asjad venivad ja sellises olukorras öelda, et meie kritiseerimine on mingisugune kokkulepete murdmine, see on lihtsalt nagu hale jutt, et minu meelest on nagu ütleme, et igal tülil loomulikult või vaidlusel on nagu 2 osapoolt, aga kui meil on ametis nagu kaitseminister, kes on suutnud terve rea nagu pikalt kaitse, ei ole on ju avalik saladus, et tema ja paljud pikaajaliselt kaitseväge juhtinud inimeste vahelt on must kass nagu läbi jooksnud, ütleme, eks. Et see on ikkagi üsna fenomenaalne, et kaitseminister ei suuda nii kriitilisel ajal Eesti julgeoleku parimate ekspertide ja peadega nagu maha istuda ja sellist nagu kokkulepet saavutada, ütleme, eks. Teiseks, ega see moonaostu vesimine on ainult kui see oleks nagu üksikjuhtum. Ja siis ma võib-olla kuulaks rohkem neid jutte, et jaa, meil on siin vaja mingid ühishankeid teha ja lepingud sõlmida. See ei ole üksikjuhtum. Et kordan veel kord üle, meil on 3. sõja-aasta. Ma tahaks teada, kus on selle riigikaitsepargi palju kaua oodatud nagu eriplaneering. Viimased uudised tulid eelmise aasta lõpust, kus korraldati mingisugust avalikku arutelu eriplaneeringu osas. Meil on nagu terve rida kaitsetööstuse ettevõtted, kes ütlevad, et kiire on vaja hakata tehaseid püsti panema. Ministeerium ja minister ei saa hakkama isegi sellega, et meil oleks eriplaneering olemas. Riigipiir on siiamaani kindlustamata, seda ehistatakse 10 aastat järjest. Et võib siin küll väita, et nüüd on Reformierakond üritab näpuga näidata, et see on siseministeeriumi haldusala, ehk siis selle eest viimati vastutas nagu Lauri Läänemets. Ei ole, kui sul on julgeolekukriis, siis sul on üks valitsus ja seda valitsust juhib Kristen Michal on selle mehe nimi ja seda valitsust juhib Reformierakond. Et ei saa nagu väita, et meil riigi julgeoleku kindlustamisega oleks nagu asjad hästi. Meile räägitakse, et kõik läheb plaanipäraselt, et mis te muretsete, et kõik läheb plaanipäraselt, aga minu küsimus on, et kui kõik läheb plaanipäraselt, siis miks oli möödunud aasta eelarvesse planeeritud juba raha selle laskemoona ostmiseks ja seda ei kasutatud sentigi sealt möödunud aasta eelarvest, et kui plaan oligi, et alles nüüd millalgi ei tea siis tänavu või tuleva aastal või millalgi, miks nad selle raha möödunud aastasse planeerisid? Et need 2 juttu ei lähe omavahel üldse kokku, eks ole, praegu öeldaksegi, et see riigieelarve tulemus tuli mõnevõrra oodatust positiivsem just sellepärast, et need laskemoona ostu lepingud jäid sõlmimata. Ja kui need oleksid sõlmitud, siis oleks Pevkur näitaks meile neid lepinguid, näete, et kõik on sõlmitud, et neid ei ole. Raha jäi kasutamata, et midagi 2 juttu ei lähe omavahel kokku. Plaanid raha ära, aga kuigi raha ei kasutad, ikka läheb kõik plaanipäraselt. Ja eraldi teema, mina imestan ausalt öeldes, Pevkur on niivõrd kogenud poliitik ja nii palju olnud, ta on üks kõige rohkem üldse Eesti valitsuses olnud, ajaliselt kokku liites aastaid minister, ta alustas sotsiaalministrina, ta on olnud justiitsminister, ta on olnud siseminister, tal on nii palju seda valitsemiskogemust, ta teab,
sellised ministrid teavad, kes on ka nagu ellu jäänud, ministrid ei ole üldse lihtne, nad teavad, et sa pead võitma selle valdkonna enda poole, eestvedamisega, veenmisega, hea koostööga. Kui sa ei saa seda valdkonda enda poole, siis sul läheb elu väga raskeks, et sellised ministrid kindlasti seda teavad. Miks Pevkur sellega seekord ei ole hakkama saanud selles ministri rollis, mind paneb isegi imestama, et aga selge on see, et midagi on seal väga valesti läinud, et need valdkonna inimesed teda nii tugevalt kritiseerivad. No tegelikult nad ise möönavad, ei ole tõepoolest mitte ühtegi senti kellelegi üle kantud, ei ole tõepoolest mitte ühtegi lepingut, meil on raamhanked Saksamaaga. Kõik läheb plaanipäraselt Prantsusmaaga. Aga midagi teinud ju. Meil on natukene probleeme ameeriklastega, kuna seal on vaja kongressi otsust teatud Himarsi moona osas, et sealt veel natukene läheb aega, aga me teeme selle nimel tööd ja sellepärast Kusti Salm ütlebki, et tegelikult teil ei ole ju mitte midagi ette näidata, te oleks võinud hoopis teiste partneritega rääkida, hoopis teiste tootjatega rääkida, kes teevad analoogset moona, kes teevad kiiremini, paremini ja teatud mõttes ka kvaliteetsemalt. Te olete valinud selle tee ja nüüd te ootategi seda, mis võib-olla alles kuskil realiseerub aastaks XXXX, me ei tea millal. Tehtud on ju küll, et selle aasta 2005. aasta lõpuks on Jürgen Ligi poolt välja lastud julgeolekuvõlakirja ja kõikide maksutõusudega on saab kokku kogutud 1,2 miljardit. Vot nii. ja nüüd tekib küsimus, et kui praegu pole lepinguni jõutud, et kui ka teod selle moona eest reaalselt ei kulutata, et kuhu siis see nii-öelda maksu- ja võlakirja raha nagu läheb ja miks neid makse kehtestati kahaneva majandusega olukorras, kui kõik läheb plaanipäraselt ja oli näha, et seda raha julgeolekukuludesse tegelikult niipea vaja ei lähe. Kuhu see raha läheb, tahaks teada? Kuhu see raha läheb, aga edasi arendame Eesti kaitsetööstust, mis on Eesti osa Eesti kaitsevõimest. See on siin aluslepingus kirjas. Isiklikus plaanis tahtsin öelda veel seda, et me räägime siin suurtest summadest. Olles ise käinud kagupiiril ja nähes seda olukorda ja rääkides seal ka inimestega, siis näiteks seal on igas sellises pisemas külas on väljas, et ärge lennutage siin drooni näiteks, et kui te tahate seda teha, registreerige ennast. Igati normaalne ja igati õige käik asjas. Aga kui hakkad nagu vaikselt ikkagi uurima ametnike käest, et kui suur see meie droonikaitsevõimekus on, mis sealt võiks tulla, siis tegelikult, öelgeme ausalt, lastakse käed rüppe ja öeldakse, et see on suur null. Ehk siis tegelikult meil ei ole sellist kaitsevõimekust praktiliselt üldsegi mitte. Nii et me räägime reaalsetest asjadest, mis võivad reaalselt toimuda. Me räägime siin praegu suurest kallist moonast, mida me siin otsime mööda maailma taga, aga tegelikult võiks juba alustada lihtsamatest ja hulka vajalikumatest asjadest selleks, et seda kaitsevõimekust tõsta. Sest see, et sa drooniga, keegi sealt drooniga ründab, see on reaalsem 1000 korda, kui võib-olla mingisugune pikama õhutõrje mürsk, mida läheb ühel hetkel võib-olla vaja. Aga ma loodan, et seda ei lähe ka vaja. Et ja huvitav ongi see, et ju justkui nagu kogu ühiskond saab aru, et meil on kiire, aga millegipärast kaitseministrini ja tema nagu lähikonnani see teadmine, kas ei ole jõudnud või siis ei suudeta ennast nagu kokku võtta. Võtame ette siia saate lõpp veel ühe sellise üleriikliku teema, mis siin ka nüüd ütleme viimastel päevadel on jõudu kogunud ja need on siis jälgimiskaamerad, näotuvastus üle eestiline selline tore projekt, mille koha pealt öeldakse veel seda, et see on alles analüüsi staadiumis. Me analüüsime seda 2027. aastani ja see võiks olla siis selline umbes süsteem, kus siis kõik enam-vähem olemasolevad võimalused üle Eesti riigi siis kuidagi koondatakse. Neid saaks siis vajadusel kasutada ka siis, kui on kuskil mingisugune mingi kuritegu toime pandud või veel midagi. Et see oleks nagu kuidagi ühiselt hallatav, vaadeldav ja toimetatav selles ruumis. See on
selles mõttes see, millest mina nagu aru saan. Aga keegi nagu päris riiklikku süsteemi välja ei taha ehitada, no riigil on piisavalt palju neid juba kaamerasüsteeme, eriti suuremates kohtades, siia lisandub veel erasektor, mida tahetakse ka siia kuidagi juurde linkida, et need oleks ikkagi suuresti ja kiiresti ligipääsetavad. Aga selle vastu on juba tulnud väga palju ääli siin juristidelt, andmekaitsjatelt, et mida siis ikkagi nagu plaanitakse, tahetakse, et siit on ikkagi väga valest otsast jälle alustatud, mis tundub, et ikkagi ühe sõna või kokkuvõtvalt, et Eesti riik tahab hakata meie kõigi järele kuidagi luurama tulevikus. Siin, mis sina sellest arvad? No sellest luuretegevusest? Sa olid väga leebe oma kirjelduses, et kui mina seda lugesin, sain mina aru nii, eks ole, et politseiauto sõidab mööda tänavat. See on üks asi, see on teine. See on veel teine ja et kaamerad salvestavad, teevad näotuvastust, teevad autonumbrimärgi tuvastust, politseiauto sõidab mööda tänavat, salvestab kõike oma ümber, tuvastab kõigi näod, tuvastab kõigi numbrimärgid ja siis, kui neid piltlikult öeldes valesti nagu sügada ennast, siis see jääb kuhugi salvestatakse, eks ole. Ma ei tea, trahve hakatakse siis kuidagi automaatselt välja kirjutama, kui keegi kollase tulega üle ristmiku sõidab, mida iganes. No täielikult düstoopia nagu kirjeldus, et sellise mingi sellise ulmefilmi stsenaarium, et minu jaoks on väga muret tekitav, et kuskil Siseministeeriumi valdkonnas, ministeeriumis endas kindlasti ollakse kursis politsei piirivalve ametis, kuskil on inimesed, kes sellises suunas mõtlevad meie riigis. Et kui Eesti vabaks sai, siis meil oli üldiselt kaks sellist tugevat instinkti, et igasugusest sellisest sotsialismist ruttu eemal, eks ole, riigi majandusest, suurest riigi osalusest igal pool sealt eemal ja teiselt poolt ka selline igasugusest sellist riigi kontrollist eemal, et isikuvabadused olid nagu väga au sees. Aga nüüd meil selgub, meil töötavad riigiametnikud, kes mõtlevad, kuidas saaks igast asendist kodanikke kontrollida ja jälgida. Et ma kujutan ette, reaalselt, kui see auto nüüd sõidab mööda tänavat, politseiauto, tore politseiauto nagu praegugi, ja siis kõike salvestab ümberringi, siis inimesed põgenevad 2 lehte, kui nad politseiautod näevad, sest see meenutab mulle Venemaad, kus kardetakse. Ka Vene kodanikud, kes on tulnud siia Eestisse ära selle sõja ja kõige selle jubeduse eest, mis seal toimuvad, ütlevad, et üks asi, millega on vaja harjuda, et Vene riigis, kui sa näed politseiniku, siis sa lähed üle teed, sa lähed teisel pool teed, sa hoiad temast nii kaugel kui võimalik. Eestis on ühiskond, kus sa abivajadusel pöördud politsei poole, sa usaldad teda, ta on nagu sinu partner, ta on sinu abistaja, ikkagi suuresti me oleme jõudnud täna õnneks sellisesse ühiskonda. Aga kujuta ette nüüd, see siis sõidab see politseiauto nagu tõesti nagu mingis ulmefilmis sõidab mööda tänavat ja siis jälgib kogu aeg kõik, mis keegi kuskil teeb, eks ole. Meie valitsevad poliitikud ütlevad selle kohta, et see ei ole siiski prioriteet, et ärge muretsege, see ei ole prioriteet. Mina ütlen, et vastupidi. Praegu prioriteet peab olema, et sa lähed oma ministeeriumisse ja paned pidulikult kõik need paberid põlema, kõik need hävitad selle kõva ketta, kus peal on need eelnõud ja ütled, et vaadake, et elu sees enam mingi siukse mõttega siia tagasi ei saabu. See peab olema prioriteet. No sa räägid jah, tegelikult selles samas mõttes, mis ma siin praegu välja tõin, on jah 2 aspekti. Üks on see konkreetselt politseiautode, patrullautode mehitamine sellise, ütleme siis videovalvesüsteemiga, mida siis nagu põhimõtteliselt tahetakse ära korjata tee äärest need kiiruskaamerad, et need ei ole enam vajalikud, need on ammu kõigil juba teada ja see tegelikult enam mingisugust sellist efekti liiklusohutuses ei anna. Ja teine on täpselt see sama pool, mida mina kirjeldasin, mida tahetakse ka siis Siseministeeriumi poolt juurutama hakata. Et see on selline nagu, ütleme, kui see kobar eelnõu või kobar mõte jälle nagu kokku seda panna, et nad on seda nagu koos genereerinud seda samat asja, seda nii-öelda sellist üldist kaamerate kasutusele võttu kui ka seda patrullautodega seda kasutusvõttu, aga mõte on sama tegelikult jah, ühelt poolt. Ja ka ta ei ole ulmefilm ainult, et mina olen ka Hiinas käinud. Viimane kord, kui ma seal käisin, oli see tunnistas ka üles oli see päris enne ajas siin, et Tiibetis Kivimägi. Aga jah, viimane kord, kui ma Hiinas käisin, siis nägi see riiki sisenemine välja selliselt, et kõigepealt
viisa taotlemisel ja seejärel enne passikontrolli siis Hiinas lennujaamas skaneeriti sul mõlema silma kuvad sisse ja kõik näpujäljed. Hiina on paigaldanud siis sadu ja sadu miljoneid kaameraid oma linnade tänavatele. Ehk põhimõtteliselt on võimalik reaalajas jälgida, kus sa oled, kuhu sa liigud, kellega koos sa oled. Et see kõik toimib seal täna juba reaalsuses ja seal on loomulikult ka veel nii tehtud, et on siis kõikvõimalikud sotsiaalmeedia äpid on ühendatud su personaalse profiiliga ehk sa eladki põhimõtteliselt sellise täieliku järelevalve all ja et siin tegelikult tehnoloogiad loomulikult arenevad ja tehnoloogiaid on mõistlik kasutusele võtta selleks, et ka riigi funktsioonid oleksid nagu kiiremini ja säästlikumalt nagu täidetud, aga kuskil peab seesama see juurikas peab ikkagi nagu otsustajal nagu sees olema, kus sa saad nagu aru, et mis kuulub sellise totalitaarse ühiskonna mõttemalli valdkonda ja ükskõik on seal nagu tehnoloogia taga või mitte, et sa ei lähe sellele territooriumile. Ja minu meelest ei saa siin öelda, et see on ainult nagu ametnike väljamõeldis, sest minu meelest on selle projekti peale ka mingisugune raha planeeritud ja see on ilusasti eelarvesse sisse kirjutatud, ehk ta on siiski ju ka poliitiliste otsustajate laualt läbi käinud. Või siis oli Lauri Läänemetsal Siseministeeriumis nii, et ta üldse ei lugenud, millele ta alla kirjutas, ütleme, eks, et mõlemad on nagu ebameeldivad asjad, aga positiivne lahendus võiks olla see, et kui seal tõepoolest on nüüd miljoneid ette nähtud selle düstoopia projekti ettevalmistamiseks, et siis lisaks sellele, et see plaan puruks tõmmata ja põlema panna, mida Siim soovitas, tõstame selle raha nüüd selle piiritara ehitamise peale. No vot, võin öelda ka veel nii palju, et tegelikult see, mis puudutab patrullautodel kasutatavaid seadmeid, siis selline seade on Eestis juba olemas, seda kasutatakse, seda on juba katseliselt kasutatud Eestis eelmisel aastal pea pool aastat. Nii et tegelikult see kõik juba toimib. Sõbrad, siin ei ole midagi imelikku. See seade on füüsiliselt olemas. See seade siin ja seda katsetamist jätkatakse ka ilmselt sellel aastal. Et see tegelikult proovitakse siis, kuidas sellega on võimalik siis toimetada. Et sellised on lood. Aga millega tahtsin lõpetada ja eksprompt teile siia praegu küsimuse esitada on see ju tegelikult parempoolsete endi Ülkokooli ju siin 15. märtsil koos, te olete mõlemad juhatuses ja võib-olla oleks ikkagi inimestele huvitav teada, kes kohal ei olnud ja kes ei ole lugenud, milliste järeldusteni seal siis jõuti, kohalikud omavalitsuste valimised on ukse ees, võib-olla mõned sõnad selle kirjeldamiseks siit ka, Tõnis ja võib-olla Siimu poolt ka siis natuke. Meil olid koos oli siis erakonna volikogu liikmed ja erakonna aktiivsed liikmed, kes plaanivad kohalikel valimistel kaasa lüüa kandidaatidena või siis kampaaniameeskondade liikmetena, et mille me ühiselt kokku leppisime ja välja ütleme on see, et parempoolsete eesmärk on selle sügise kohalike omavalitsuse volikogude valimistel minna välja erakonna nimekirjadega. Parempoolsed on selge piiriline maailmavaateline erakond, me ei osale valimisliitudes. Valimisliidud on minu jaoks sellised arusaamatud, ajutised, juhuslikud moodustised ja selleks, et valija tunneks meid ära ja tunneks parempoolse poliitika ära ka koha peal, lähevad parempoolsed kohalikel valimistel erakonna nimekirjadega. Ja me oleme organisatsiooni arengus nüüd jõudnud nii kaugel, et me hakkame, meie need kohalikud tuumikud hakkavad formeeruma, osakondade asutamine on hoogu sisse saamas, üleskutse, kui sa oma kodukohas tahad sellist parempoolset muutust, tule liitu erakonnaga, tule parempoolsete nimekirjas kandideerima, kui sa näed, et parempoolsed veel pole sinu vallas või linnas, siis võta meiega ühendust, võib-olla oled just sina see, kes hakkab seda nimekirja kokku panema ja osakonda ehitama. On sul
Siim, siia midagi lisada? Ei ole, parempoolsete kodulehel parempoolsed.ee saab liituda, saab meiega ühendust võtta, kõik kontaktid on olemas, tulge teeme koos. Ja meiega saab ühendust võtta, mis toimub, parempoolsed.ee. Nagu lubatud, ma olen siin mitu korda saatete lõpus lubanud, et võtame ette, head kuulajad, ka teie küsimusi ja kindlasti mida me ühel hetkel ka teeme, et siin kohal pean mina endale tuhka pähe raputama, kui siin kaks minu head sõpra siin juba enne seda saate alguses tegid juba ennustuste koha pealt, siis selle koha pealt ma võtan vastutuse endale, et ma ei ole neid küsimusi siia lauale toonud, aga kindlasti toon ja lõpuks veel kord, endiselt olge rõõmsad ja tublid ja ma usun, et ka 2 nädala pärast on meil siin laua ääres rääkida oi kui palju, sellepärast eks see selline koalitsiooni lepingute mingisugused sellised alapunktid hakkavad ka formuleeruma kuidagi suuremalt ja kindlasti on meil siis juba vast, et uus valitsus, uued ministridki ametisse nimetatud, nii et põnev saab igal juhul olema, kõike head, ilusat kevade algust ja tuleme taas.